Tere siis kõigile veel kord, mina olen Ken Mandre, ma olen maastikuarhitekt ja räägin teile siis täna looduslikest lahendustest ja maastikuarhitektuurist ja kuidas siis neid kombineerida. Ja võib-olla minust ka natukene, et need täpsemalt siis looduspõhistest sademelahendustest räägin. Kokku puutusin ma nendega 10-15 aastat tagasi, minu jaoks väga soodne ajastus, ma olin seal praktikal. Nende jaoks võib-olla mitte nüüd nii hea soodne, et paar aastat enne minu sinna minekut tabas Kopenhaagenit suur üleujutus. Ja nad olid kahe valiku ees, et kas nad jätkavad projekteerimist selliselt, nagu nad on seda senini teinud, võttes siis risk, et mingi aja tagant suure tõenäosusega tuleb hüvitada kõik see kahju, mis see sademevee üleujutus on põhjustanud või võtta midagi teist ette. Ja tore on see, et nad seda tegid ja praeguseks on need sademevee lahendused alati igapäevaselt projekti laual. Mis see maastikuarhitektuur siis on? Lühidalt aitab luua kasutajale meeldivat mõnusat elukeskkonda ja tähendusrikkust avalikku ruumi. Ja looduspõhised lahendused lühidalt on siis loodusest inspireeritud niisugused looduslikud lahendused, mis aitavad ühiskonna väljakutseid probleeme lahendada. Ja siin on nüüd siis näide ka, ma rääkisin juba sellest kõvakatte osakaalust ja nii edasi, ühesõnaga ma kordama ei hakka, aga näide sellepärast hea, et varasemalt enne siin kõik see rohelus kaotage ära. Et mis tunde see tekitab. Ja nüüd, kui see rohelus seal on, see rohelus siis põhimõtteliselt ongi need looduspõhised sademevee lahendused, mis lisaks sellele, et nad käitlevad sademevett, minu silmis tõstavad igal tasandil, igas võtmes ka selle piirkonna väärtust. Et lihtsalt üks niisugune näide, millega siit edasi minna. Ma juba jõudsin ka mainida seda, et sageli jäädakse kinni nende lahenduste puhul immutamisse, et see ei ole kindlasti ainus funktsioon, mida need lahendused kannavad, et neid on üpris palju ja see väike skeem siin on lihtsalt näitlikustamiseks, et need lahendused tegelikult on väga lihtne kavalalt siis projekti ära peita ja samas siis nagu ka väärtust lisada. Ja need funktsioonid on siis sademe kogumine. Põhimõtteliselt sademevett saab koguda taas või siis kasutada uuesti hoones loputusveena. Sellega muidugi on see keeruline asi, et siis tuleb ka torustikku dubleerida, mis on natukene kulukas. Võib-olla siis, kui hoonet ehitatakse nullist, võiks see kõne alla tulla. Tean, et Tartus niisugune tänavakoristus OÜ või ühesõnaga niisugune ettevõte, väga positiivne näide minu silmis, kogub ja kasutab vett siis kastmisel, tänavahaljastuse kastmisel ja oma masinapargi hooldamisel, vesemisel. Pinnakatete vee läbilaskus. Jah, meil on kõigil seda kõvakatet vaja, me tahame autosid parkida, me tahame kõndida nii, et ketsid ei saaks mustaks ja nii edasi. Aga samas on ikkagi võimalik see teha nii, et see äravoolumaht ei tekiks nii suures kogus, ühesõnaga, et ta läheks sealt sellest pinnast ikkagi läbi, et teatud kohtades on mõistlik kaaluda alati siis seda läbilaskvat pinnakatet, ma jõuan ka sellest natukene hiljem rääkida. Immutamine, kui see pinnas võimaldab seda, et alati ei võimalda, siis tuleb kasutada näiteks ärajuhtimist. Mulle meeldib paralleeli tuua, et liigutan poriloigu siia, ühesõnaga kohast, kus ta on nii-öelda ees, sinna, kus ta mind ei häiri nii palju. Ja seal ta võtab siis aja, imbub pinnasesse või jaokaupa torustikku. Siis viibe pikendab või suurendamine. Täpselt samamoodi, nagu need samad siin, mida me vaatasime, et sa võtadki selle vee, panete ühte punkti, hoiustate ta seal, ta ei häiri mind mitte kuidagi, ma saan ikkagi sealt mööda kõndida. Ma ütleks, et ta näeb ka väga hea välja ja samas ongi, et ta imbub pinnasesse jaokaupa või siis juhitakse jällegi torustikku. Ja puhastamine, kuhu see sademevesi lõpuks jõuab ikkagi looduslikku veekogusse. Ja kui ta kannab endaga kaasas kõike seda saastet ja toitaineid, siis see ei ole kuigi hea looduslikule veekogule. Kõige mõistlikum, kõige kavalam oleks alustada seda kavandamist võimalikult varakult, ehk siis juba nii-öelda ennetada. Ja siin on üks suvaline näide jällegi üldplaneeringust, ehk siis
üldplaneering võiks olla see esimene etapp, kus juba hakata kaasama ja nende lahenduste peale mõtlema. Ehk siis, kuna nad on pinnapealsed lahendused linnaruumis, tänavaruumis, nad nõuavad, kus ei ole palju ruumi, nõuavad nad omajagu ruumi. Ja sageli ei ole seda, aga kui me oleme juba seda ette näinud ja neile võimaldanud niisugused potentsiaalsed asukohad, siis on oluliselt lihtsam järgnevates etappides detailplaneeringus ja lõpuks ka ehitusprojektis neid kohandada. Et praegu olemasolevasse keskkonda neid oluliselt keerulisem kavandada kui võib-olla mingi uus arenduspiirkond. Et ühesõnaga kavandamine või niisugune potentsiaalse koha loomise ja nende peale mõtlemine võiks toimuda juba võimalikult varakult. Projekteerija aga hakkab hoopis teistpidi liikuma, ühesõnaga tekkeallikast eemale. Tekkeallikas põhimõtteliselt ongi üks krunt, kõige lihtsam. Krundilt juhitakse tegelikult vesi tänavale, tänaval on torustik ehk siis restkae. Ja kui me igal krundil juhime tänavale natukese vähem äravoolu, seda vähem koguneb seda torustikku, ühesõnaga me koormame vähem torustikku. Ja nüüd, kui projekteerija neid lahendusi kavandab, siis ta liigub kogu aeg niimoodi samm-sammult eemale sellest krundist, ehk siis krundilt tänavale. Tänaval on juba sobivamad lahendused, need lahendusi on oma jagu ja nad on ka oma mahult või võimekuselt suuremad, ehk siis nad nõuavad rohkem ruumi. Tänaval jällegi pisut võimekamad, suuremad lahendused ja siis kolmas etapp on juba nagu piirkond või kvartal, mis siis peab toime tulema päris suurte veemahtudega. Siin kindlasti tuleb appi ka insener, tuleb rõhutada. Ja siin on mõned näited, et kui me räägime nüüd kõvakattest, siis üks variant on kõvakatte, hoonete, tegelikult mis ta ongi igasugune sillutis ja hoonete katused peamiselt. Hoonete katuste puhul me juba nägime seda näidet, ongi mõistlik alustada, see tekkeallikas võiks olla võimalikult see lahendus võiks alata võimalikult tekkeallika lähedal. Ehk siis siin väga hea näide ongi see, et katusel koguneb äravool, juhitakse kohe hoone kõrval olevasse lahendusse, võtab ta seal siis oma aja. Siin on näited ka näiteks, kuidas kui kõvakatet ei saa kavandada läbilaskvaks, siis kõvakatte kõrvale tekitada niisugusi võimalusi, mis siis võimaldavad immutamist, ärajuhtimist. Siin on näiteks, siin ongi nüüd näide, ma ise puutusin ka kokku, ma olen mõned teadusprojektidega ka seotud olnud, et siin on see Viimsi parkla, ma ei tea, kui paljud siis teadlikud on, katsetati siin 3 erinevat tüüpi läbilaskvat katendit. Ja see lahendus siin on põhimõtteliselt selle parkla siinpool all vana olemasolev parkla, et kuna see kukkus nii hästi välja, siis viimsikad ise võtsid kätte ja tegid veel sinna sellesse olemasolevasse keskele. Seal oli ennem põhimõtteliselt kõige tavalisem sillutatud eraldussaar, tegid niisuguse vihmapeenra. See on nüüd ühendatud siit siia kraavi ja juhitakse siis edasi torustikku. Ma liiga pikult siin ei hakkaks pidama, liigume edasi. Tekib küsimus, mis need hüved siis on, et kõik on ju ilus ja tore, aga et mis kasu ma sellest saan? Arendajale väga tähtis küsimus. Eelkõige nad aitavad meil käidelda sademevett. Siin on nüüd see loogika, kuidas see tekkeallikast siis eemale see jada, kõige lihtsam võib-olla ongi seda süsteemi ette kujutada niisuguse jadana, kus siis on erinevad lahendused omavahel ühenduses. Et siin oli ka, et olid erinevad nii-öelda basseinid või vannid, aga nad olid kõik tegelikult omavahel ühenduses, kas siis toruga või renniga. Et ma unustasin seda ennem mainida. Aga ühesõnaga loogika on see, et vesi liigub lahendusest lahendusse. Igas lahenduses lähevad jällegi tööle need samad funktsioonid, mida ma ennem mainisin. Vähendatakse äravooluvahtu läbi immutamise, aurumise, taimestuse abil. Aeglustatakse, et ei tekiks erosiooniohtu, puhastatakse, et loodusliku veekogusse jõuaks see sademevesi võimalikult puhtana, äravool siis võimalikult puhtana ja aeglustatud kujul, et ta ei tekitaks seal erosiooni ja kogus on väiksem. Siis järgmine asi ongi see sama kasutamine, et saab siis kasutada kastmiseks, ühesõnaga anda talle, et mitte näha teda kui probleemi, vaid pööratada ressursiks, näha tast midagi kasulikku, et see äravool ei ole tegelikult nii paha. Ja võib-olla see käitlemise puhul, mis mulle veel meeldib, on niisugune, neil on alati niisugune võimalus luua tagavaraplaan, et meil on see niisugune süsteem, mis tuleb toime mingisuguse konkreetse sajuga, aga kui meil on näiteks kord
50 aasta jooksul esinev sadu, mis siis saab? Siis tekib nii palju vett, et see konkreetne lahendus, see süsteem, see uputab üle niikuinii, aga siis on võimalus ette näha juba tagavarale variante. Siin on nüüd see üleujutatud mänguväljak. Tegelikult see ei ole nii hirmus, kui ette kujutatakse. Ma olen niisuguse mänguväljakuid näinud ka, mis on tahtlikult üleujutatud. Need võivad olla spordiväljakud, mõni parkla. Ühesõnaga mõte on see, et me ujutame ta üle. Jah, ta on üle ujutatud, aga ta on ajutiselt. Ja see suur vesi, mis sinna koguneb, võiks olla hoopis kuskil mujal ja tekitada tohutult kahjusid, aga me siis põhimõtteliselt uputame üle mingisuguse teatud ala ja väldime neid ülejäänud kahjusid. Järgmised hüved, ma jagasin nad 3 gruppi, et võt need hüved, elukeskkondlikud hüved, need nüüd hakkavad tööle võib-olla kõige paremini läbi taimestuse ja kui me räägime näiteks nendest kuludest, rajamiskuludest, sest et tihti lugu otsustataksegi ühe ja teisega lahenduse vahel just täpselt see eelarve, siis taimestus tõstabki nende hinda, et need hüved on saavutatavad kallima hinna ees siis paraku. Et kui me räägime muidu torustik versus, ma ei taha neid võrrelda kindlasti, kõige parem lahendus on nende kombinatsioon, aga torustik versus need pinnapealsed lahendused, siis tegelikult nad on suhteliselt samas hinnaklassis, lihtsalt see taimestus tõstab seda hinda. Aga võt need samad hüved, nendel on raske raha võrdusmärki taha panna, aga taimestuse abil me puhastame õhu kvaliteeti, vähendame kuumasaari efekti, elurikkust toetame linnakeskkonnas, kuritegevus on päris huvitav faktor, et Malmos on üks piirkond, hästi ammu juba on rajatud ja see oli põhimõtteliselt niisugune kriminaalne piirkond. Nüüdseks on sealt, ma võin praegu täiesti eksida, aga ma pakun üks 30-40 aastat kindlasti on möödas sellest ja praeguseks kriminaalne piirkond on muutunud niisuguseks mõnusaks elukeskkonnaks, kus kriminaalsust ei ole juttugi. Et ühesõnaga mõte on see, et siin tuleb ka see hariduslik nüanss mängu, et kui inimesi kaasata, neile tähelepanu juhtida, nad hakkavad rohkem hoolima enda elukeskkonnast, pööravad rohkem tähelepanu, elukeskkond muutub sotsiaalsemaks ja hakatakse rohkem tähelepanu pöörama siis ennast ümbritsevale. Inimesed hakkavad rohkem avalikku ruumi kasutama, rekreatsioon, sport, nii edasi. Ja nende lahendustega on võimalik ka tegelikult liiklust korraldada, ehk siis seda aeglustada, et elupiirkondades me ju ei tahaks keegi, et meil seal hoovi ees keegi kihutab hirmus kiiresti ja minu lapsed mängivad seal, nii et need lahendused on niisugused võib-olla peidetud viis, et ei ole niisugune robustne takistus ees, et nüüd siin ei tohi kiirustada, aga et on midagi niisugust, mis on silmaga ka hea vaadata. Ja majanduslikud hüved, põhimõtteliselt ma rääkisin, et kuumasaare efektist, aga tegelikult nende lahendustega näiteks roheseinad, rohekatused on võimalik reguleerida hoone temperatuuri, energiavõit, toome majandust piirkondadesse. Mulle meeldib öelda, seal kus sumiseb, sinna tuleb juurde, et kui on põnevad elupiirkonnad, inimesed naudivad seda, siis tulevad ka uudistajad ja uudistajad tahavad süüa, tahavad aega veeta, ühesõnaga tekib võimalus väikeäridele ja me põhimõtteliselt investeerime sinna piirkondadesse. Vähendame müra, jällegi positiivne ja säästame joogivett, näide Viimsist, esimesena tuleb pähe, et meil on siin põudasid juba mitu suve järjest olnud, kasutatakse joogivett kastmisveena, üks hetk saab see otsa ja siis on jama, aga ongi võimalik siis seda sademevett kasutada kastmiseks. Ma ei räägi mitte millestki uudsest, siin on näide Helsingi lähedal, mis see oli, nagu näha, 25 minti sõita, 10 kilomeetrit, Ekoviiki piirkond, 90-ndatel põhimõtteliselt näidisalana see rajati, taheti siis kõike uudsed ja keskkonnasõbralikku sinna rakendada ja ära proovida. Tookski välja selle, et üks oluline asi on kaasamine, sellest räägin ka järgmise slaidi peal, aga kaasamine, mida seal rakendati ja siis teised ongi need samad keskkonnalahendused. Ehk siis lahendati sademevesi selliselt, nimetati seda green figures, sõnaga need rohelised sõrmed, ulatusid iga krundi juurde, koguvad selle vee kokku ja juhivad selle siis olemasolevasse viikinoaia. Et töötab siiamaani ja
ma võib-olla siin ei peatukski nii palju, aega on vähe. Kaasamine, olen ise kokku puutnud selle, näiteks seesama Viimsi parkla näide, et kaasamine on tähtis tegelikult ka juba sellepärast, et üks asi, et need projekteerijad, ehitajad, kõik teaksid, mis tegema peab. Teine pool on ju kasutaja on hooldaja, see, kes hakkab igapäevaselt seal elama, ka nemad peaksid teadma. Just hoolduse seisukohalt oligi, et näiteks esimese talvega, kuna hooldajat ei olnud kaasatud rajamisprotsessi, lükati jäärekivid talvehoolduses minema. Kui nad oleksid teadnud, oleks nad tõstnud 2 sentimeetrit saha kõrgemale ja probleem oleks olemata, lihtne näide. Et see kaasamine on tähtis ja kõigil oleks, ja tähtis on ka see, et kõigil oleks ühtne arusaam, miks, kuidas ja mida me teeme. Et on ka väga sageli seda, et ehitaja, projekteerija võib ju kõik väga hästi teha, ette näha, läbi mõelda, aga ehitaja otsustab, et auk on ju auk, et teeme nii, nagu oleme teinud, aga võib-olla tegelikult natukene tuleks muuta ja see lahendus toimiks hoopis teistmoodi. Et auk ei ole auk. Ja innovatsioon, mis siis sellest sümbioosist tuleb, et kõik see muu ma olen juba rääkinud, aga võib-olla see tulevikutrend, et väga palju räägitakse erinevatest anduritest tänapäeval ja siis ma üritasin nagu seda kokkupuute kohta leida, et tegelikult mina näen, et innovatsioon võiks peituda selles, et need pinnapealsed lahendused on tegelikult ju ligipääsetavad, nad on pinna peal. Hästi lihtne on neile ligipääseda ja neid hooldada. Ja kui mulle andur ütleb üks hetk, et võt näed, seal on midagi, et mine vaata, siis hooldajal on ju üli lihtne minna kohale ja see likvideerida see probleem. Et ennetada enne, kui ta siis suureks paisub. Ja siin on see näide sellest Ecoweekist, kuidas nad ka niisugused käsipumbad nende sõrmede juurde kohandasid, et elanikud saavad siis kastmisvett ka. Et ühelt poolt see vesi juhitakse ruttu minema, teiselt poolt nad saavad seda siis nagu kasutada ja enda krudnile tagasi tuua. Ja siin on mõned näited. Et näide, kuidas siis ongi tegelikult, kui te vaatate, siis see park siin on niisugune kauss. Muidu ilus park, siit juhitakse seda sademevett edasi, aga kui on hetk, kus on seda äravoolu väga palju, siis ujutataksegi see park üle. Ta on ajutiselt bassein sõna otseses mõttes. Pärast jah, natukene peab korda tegema, aga ümberringi kõik saavad kuivealaga kõndida ja kinnisvara ei ole ohus. Tänavaruumist näide, eraldussaared võivad olla niisugused, siin puhul ma ütleks mürabarrikaadid, samas käitlevad sademevett, kindlasti on ka turvalisem tunne siin kõndida ja näeb hea välja. Kuumasaare efekt võib olla, et siin oli ennem lihtsalt üks suur muruala, nüüd ta käitleb seda sademevett, siin on põhimõtteliselt kõik 3 küljes on niisugused 5-korruselised hooned, ennem oli see põhimõtteliselt sõna otseses mõttes miiniväli, kõik need lemmikloomamanikud käisid seal jalutamas. Nüüd on see koht, kus noored veedavad aega, päevitavad ja on väike ärid siia tekkinud ja üsna niisugune populaarne ja olgem ausad, tegelikult rikastab seda piirkonda vähemalt minu silmis. Ja siin on nüüd üks sisehoov, põhimõtteliselt loogika sama, nagu me juba väljas vaatasime, et kogutakse see vesi siia keskele kokku ja lastakse tal seal siis olla ja juhitakse siis jaokaupa edasi.